Nii. Jätkame eestikeelse piibli lugemisega. Õpetuse nädala järjekord 31. Tartus trükitud 1897. Laakmani juures. Järjega Moosese 3. raamat. Peatükid, see on siis Leviticus, Moosese 3. raamat, peatükid 21-24, nädal siis 31. Heebrea keeles peaks ta olema emor, inglise keeles say, ütle. Preestrid peavad ilma vigata olema. Ja Jehova ütles Mooses vastu, räägi preestrite Aaroni poegade vastu ja ütle neile, ühe surnu pärast ei pea ükski neist ennast roojaseks tegema oma rahva seas. Kui aga oma sugulaste pärast, kes temale kõige ligem on, oma ema pärast ja oma isa pärast ja oma poe pärast ja oma tütre pärast ja oma vene pärast ja oma õe pärast, kes neitsist, kes ta ligem on, kes ei ole mehele saanud, sellepärast võib ta ennast roojaseks teha. Ja see siis peaks tähendama surnukeha puutumist. Ühesõnaga, ta ei pea ennast mitte roojaseks tegema kui ülem oma rahva seast, et ta ennast teotab. Nemad ei pea oma pead paljaks ajama ja nemad ei pea oma habeme otsa mitte ära ajama ja oma ihu külge ei pea nemad mitte märki lõikama. Pühad peavad nemad olema oma Jumalale ja ei pea mitte teotama oma Jumala nime, sest nemad ohverdavad Jehova tuleohvrid oma Jumala leiba, seepärast peavad nemad õieti pühad olema. Nemad ei pea mitte võtma hoora ega ära teotatud naist, nemad ei pea ka mitte naist võtma, kes omast mehest ära aetud, sest ta on püha ja oma Jumalale. Seepärast pead sa teda pühitsema, sest ta ohverdab oma Jumala leiba. Püha peab ta sulle olema, sest mina, Jehova, olen püha, kes teid pühitseb. Ja kui preestri tütar hakkab hooratööd tegema, see teotab oma isa, tulega peab teda ära põletama. Ja ülempreester oma vendade seast, kelle pea peale võimise õli on valatud ja kelle käsi on täidetud, et ta riided selga paneb, ei see pea oma pead mitte katmata jätma ega enese riideid üles arutama. See ei pea ühegi surnukeha juurde tulema oma isa ja oma ema pärast, ei pea ta mitte ennast roojaseks tegema ja pühast paigast ei pea ta mitte välja minema, et ta oma Jumala pühapaika ei teota, sest tema Jumala otsaehe ja võidmise õli on ta peal. Mina olen Jehova ja ta peab naise võtma tema neitsi põlves. Ei leinast ega ära aetud ega ära teotatud hoora, neid ei pea ta mitte võtma,
vaid ühe neitsi oma rahva seast peab ta naiseks võtma, et ta oma seemet ei teota oma rahva seas, sest mina olen Jehova, kes teda pühitseb. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, räägi Aaroni vastu ja ütle, see mees sinu soost teie tuleva põlve rahva seas, kelle küljes viga on, ei pea mitte ligi tulema oma jumala leiba ohverdama. Sest ükski mees, kelle küljes viga on, ei pea mitte ligi tulema, olgu ta pime ehk jalust vigane ehk kel liikmeid puudu ehk liiaks on. Ehk mees, kel murtud jalg ehk murtud käsi on. Ehk kel küür seljas ehk kes kuivetanud ehk kel silma peal kae ehk kuiv kärn ehk mädakärn on ehk kel sooled kubemes käivad. Ei ükski, kel viga on preestri Aaroni soost ei pea ligi tulema Jehova tuleohvrit ohverdama. Tal on viga küljes, ta ei pea mitte ligi tulema oma jumala leiba ohverdama, oma jumala leiba kõige pühamaist asjust ja pühist asjust võib ta küll süüa, aga vaheti juure ei pea ta mitte tulema ega altari juure ligi saama, sest tal on viga, et ta mu püha maja ei teota, sest mina olen Jehova, kes teid püüdseb. Ja Mooses käskis seda Aaroni vastu ja ta poegade vastu ja kõige Iisraeli laste vastu. 22. peatükk. Kel luba on ohvritest süüa, missugused ohvrid peavad olema, mis tuuakse. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, räägi Aaroni ja ta poegade vastu, et nemad eemale hoiavad pühist Iisraeli laste asjust, mis nemad mulle pühitsevad, et nemad mu püha nime ei teota. Mina olen Jehova. Ütle nende vastu igaüks teie tuleva põlve rahva seast, kes kõigest teie soost ligi tuleb püha ohvrite juurde, mis Iisraeli lapsed Jehova pühitsevad, kui tema roojusta peal on. Seesama hing peab mu palge eest saama ära kaotatud. Mina olen Jehova. Ei ükski Aaroni soost, kes pidalitõbine ehk kelle ihu jookseb, ei pea mitte pühist asjust sööma, enne kui ta puhtaks saab. Ja kes kellegi külge puutub, kes surma kallal roheseks saanud, ehk kelle külge, kelle seeme unes jookseb. Ehk kui keegi ühegi roojava külge puutub, kus ta roheseks saab, ehk kes ühe inimese külge puutub, kust ta roheseks saab, kõige oma rohese järele. See hing, kes tema külge puutub, see on roojane õhtuni ja ta ei pea mitte sööma pühist asjust, vaid peab oma ihu veega loputama ja kui päeval on looja läinud, siis on ta puhas ja pärast võid ta küll süüa pühist asjust, sest see on tema roog. Raibet ja mis ära murtud ei pea ta mitte sööma, et ta sest roheseks saab. Mina olen Jehova. 2. Moosese 22:30. Seepärast peavad nemad pidama, mis ma käskinud pidada, et nemad enese peale pattu ei saada. Ega seepärast ei sure, kui nemad seda teotavad. Mina olen Jehova, kes neid püüdseb ja ükski võõras ei pea pühast asjust mitte sööma. Preestri majaline ja palgaline ei pea pühast asjast mitte sööma. Ja kui preester on ühe hinge oma raha pärast ostnud, see peab sest sööma,
ja kes tema peres on sündinud, need võivad ta leivast süüa. Kui preestri tütar on võõra mehele saanud, seesama ei pea pühist ülestõstmise ohvritest mitte sööma. Ja kui preestri tütar lesk on ehk ära aetud ja tal ei ole sugu ja tuleb tagasi oma isa kotta, siis võib ta oma isa leivast süüa, nõnda kui oma noores põlves, aga ükski võõras ei pea sest mitte sööma. Ja kui keegi kogemata pühast asjast sööb, siis peab ta 5. osa sinna juurde panema ja seda preestrile püha osa kõrva andma, et nemad Iisraeli laste pühi ohvreid ei teota, mis nemad Jehovale üles tõstavad. Ja nemad saadavad enese peale üle kohut ja süüd, kui nemad nende pühasid ohvritest söövad, sest mina olen Jehova, kes neid pühitseb. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, räägi Aaroni vastu ja ta poegade vastu ja kõige Iisraeli laste vastu ja ütle neile, igaüks Iisraeli soost ja neist, kes võõrad on Iisraeli seas, kes oma ohvrianni tahavad tuua kõige oma tõotuse järele ja kõigi oma heameeleliste ohvrite järele, mis nemad Jehovale tahavad tuua põletamise ohvriks. Siis saate teie Jehova meelest armsaks. Kui see on üks selge terve isane veiksist ehk lambaist ehk kitsest, kõik seda, kel iial viga on, ei pea teie mitte ohverdama, sest see ei tee teid mitte armsaks Jehova meelest. 5. Moosese 15:21. Ja kui keegi ohverdab tänuohvri Jehovale oma isetõotuse ehk heameeleliseks ohvriks veiksist ehk pudulöösist, siis peab see selge terve olema, et see Jehova meelest armas oleks. Ühtegi viga ei pea selle küljes olema, mis pime ehk murtud ehk vigane ehk kel soolatüükad on ehk kel kuivkärn ehk mädakärn on, neid ei pea teie mitte Jehovale ohverdama. Ja neist ei pea teie ühtegi tuleohvrit altari peale andma Jehovale. Ja härja ehk pudulööse, kel liiab ehk väga kasined liikmed on, see võid sa küll ohverdada heameeleliseks ohvriks, aga tõotusohvriks ei ole see mitte armas Jehova meelest. Aga seda, mis pigistatud ja taotud ja ära kistud ehk lõigatud, ei pea teie mitte Jehovale ohverdama ja seda ei pea teie mitte omal maal tegema. Ja teie ei pea ühtegi võõra käest neist kõigist oma jumalale rooks ohverdama, sest nemad on ära rikutud, nende küljes on viga, need ei tee teid mitte armsaks Jehova meelest. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, kui härgvaasikas ehk lamba ehk kitsetal sünnib, siis peab see 7 päeva oma ema all olema, aga 8. päeval pärast seda on see armas tuleohvri anniks Jehovale. 2. Moosese 22:29. Ja teie ei pea mitte ühtegi härga ega pudulööst ühtlasi tema pojaga ühel päeval ära tapma. Ja kui teie kiituse ohvri ohverdate Jehovale, siis peate seda ohverdama nõnda, et teie võiksite armsaks saada Jehova meelest. Sel samal päeval peab seda söödama. Teie ei pea sest ühtegi homseks üle jätma. Mina olen Jehova. Ja teie peate mu käskusid pidama ja nende järele tegema. Mina olen Jehova ja teie ei pea mu püha nime mitte teotama, et ma saaksin Iisraeli laste seas pühitsetud. Mina olen Jehova, kes teid pühitseb, kes teid Egiptuse maalt on välja toonud, et ma teile jumalaks oleksin. Mina
Jehova. 23. peatükk. Vana seaduse pühad. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, räägi Iisraeli laste vastu ja ütle neile, need on Jehova seatud pühad, mis teie peate kuulutama koguduse pühiks. Need on minu seadused ja pühad. 6 päeva peab tööd tehtama, aga 7. päev on õige hingamise päev. Üks koguduse püha. Ühtegi tööd ei pea teie tegema, see on hingamise päev Jehovale kõigi teie elukodade sees. 2. Moosese 20:8-10. Need on Jehova seatud pühad, koguduse pühad, mis teie peate kuulutama nende seatud ajal. 14. esimese kuu päeval, keskpäeva ajal on paasapüha Jehovale. 2. Moosese 12:8, 4. Moosese 9:3. Ja 15. selle kuupäeval on hapnemata leibade püha Jehovale. 7 päeva peate teie hapnemata leiba sööma. 7. päeval peab teile koguduse püha olema. Siis ei pea teie ühtegi orjatööd tegema. Ja teie peate 7 päeva Jehovale tuleohvrit tooma. 7. päeval on koguduse püha. Teie ei pea ühtegi orjatööd tegema. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, räägi Iisraeli laste vastu ja ütle neile, kui teie sinna maale saate, mis mina teile annan ja tema lõikust lõikate, siis peate omast uudsest esimesest viljast ühe vihu preestri kätte viima ja ta peab seda vihku Jehova ees lõikama, kõigutama, et teie armsaks saate Jehova meelest. 2. päeval pärast hingamise päeva peab preester seda kõigutama. Ja sel päeval, kui teie vihkusi kõigutate, peate teie valmistama ühe selge terve aastase oinitalle põletamise ohvriks Jehovale ja ta roaohvri 2 kannu peent jahu õliga seatud tuleohvriks Jehovale magusaks haisuks ja ta joomaohvri viinast 3 korterit. Teie ei pea ka mitte sööma leiba ega kuivatatud vilja ega toorest vilja enne kui sel samal päeval, kui teie viite ohvrianni oma Jumalale. See olgu igaveseks seatud viisiks teie tuleva põlve rahvale kõigi teie elumajade sees. Ja teie peate enesele lugema 2. päevast pärast hingamise päeva 2. päevast pärast hingamise päeva, sest päevast, kui teie kõigutamise ohvri vihu olete toonud 7 täit hingamise päeva ja 5. Moosese 16:9-10. 2. päevani pärast 7. hingamise päeva peate lugema 50 päeva ja siis peate teie uue roaohvri Jehovale ohverdama. Te peate oma elumajades 2 kõigutamise ohvri leiba tooma. Need peavad 2 kannust peenest jahust olema. Hapnenud peab neid tehtama. See on uudne esimese vilja Jehovale. Ja teie peate leivaga ohverdama 7 selge terve aastast oina talle ja 1 noore värsi ja 2 jäära. Need peavad olema Jehovale põletamise ohvriks, nende roaohvriga ja nende joomaohvriga tuleohvriks magusaks haisuks Jehovale. Ja teie peate ohverdama 1 noore siku patuohvriks ja 2 aastast oinaksi talle tänuohvriks. Ja preester peab neid kõigutama uudse esimese vilja leivaga kõigutamise ohvriks Jehova ees nende 2 ohvri oina tallega
need peavad Jehovale püha asi olema preestri pärast. Ja teie peate sel samal päeval kuulutama, et teie üks koguduse püha peab olema. Teie ei pea ühtegi orjatööd tegema, see olgu igaveseks seatud viisiks kõigi teie elumajade sees, teie tuleva põlve rahva seas. Ja see, kui teie oma maal lõikust lõikate, siis ei pea sa mitte oma põllu nurka puhtaks ära lõikama ega üles noppima, mis su lõikusest sinna noppida. Kehvale ja võõrale pead sa neid jätma. Mina olen Jehova, teie Jumal. Psalm 19:9, 5. Mooses 24:19. Ja Jehova rääkis Mooses vastu ja ütles, räägi Iisraeli laste vastu ja ütle, esimene 7. kuupäev peab teile hingamise päev olema. Koguduse püha pasuna peale ka kuulutada. 4. Mooses 29:1. Teie ei pea ühtegi orjatööd tegema ja peate Jehova tuleohvri ohverdama. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, aga 10. 7. kuupäev peab äralepitamise päev olema. Üks koguduse püha peab teil olema ja teie peate oma hingesid vaevama ja Jehova tuleohvrid ohverdama. Psalm 16:29-30. Ja teie ei pea sel samal päeval ühtegi tööd tegema, sest see on äralepitamise päev, et teie eest äralepitamist tehakse Jehova ees. Tehakse Jehova teie Jumala palges. Sest iga hing, mis ennast sel samal päeval ei vaeva, see peab oma rahva seast saama ära kaotatud. Iga hing, kes iialt tööd teeb sel samal päeval, see hing tahan ma oma rahva seast ära kaotada. Teie ei pea ühtegi tööd tegema, see olgu igaveseks seatud viisiks teie tuleva põlve rahvale kõige teie elumajade sees. See olgu teile õigeks hingamise päevaks ja teie peate oma hingesid vaevama. Selle kuu 9. päeva õhtul õhtust õhtuni peate oma hingesi hingamise päeval hingama. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, räägi Iisraeli laste vastu ja ütle, 15. 7. kuupäeval peab lehtmajade püha Jehovale olema 7 päeva. 5. Mooses 16:13 NTS. Okay. Esimesel päeval peab koguduse püha olema ja teie ei pea ühtegi orjatööd tegema. 7 päeva peate teie Jehovale tuleohvrit ohverdama, aga 8. päeval peab teie koguduse püha olema ja peate tuleohvri ohverdama Jehovale. See on lõpupüha, lõppepüha. Teie ei pea ühtegi orjatööd tegema. Need on Jehova seatud pühad, mis teie peate kuulutama koguduse pühiks, et teie ohverdate Jehovale tuleohvrid, põletamise ja roaohvrid, taba ja joomaohvrid igal päeval oma viisi järele. Peale Jehova hingamise pühade ja peale teie andide ja peale kõigi teie tõotuse ohvrite ja peale kõigi teie heameeleliste ohvrite, mis teie Jehovale peate andma. Aga 15. 7. kuupäeval, kui teie maa vilja saate, aga 15. 7. kuupäeval, kui teie maa vilja saate koristatud, siis peate teie Jehova püha pidama 7 päeva. Esimene päev peab hingamise päev olema ja 8. päev ka hingamise päev olema. Ja teie peate enne selle esimesel päeval võtma kallist puuvilja, palmipuu okse ja jämeda puu okse ja jõe
rämblaid. Jõerämblaid, kõrkijaid või? Ja teie peate Jehova oma Jumala eest rõõmsad olema 7 päeva ja selle püha Jehovale pidama 7 päeva aastas. See olgu igaveseks seatud viisiks teie tuleva põlvede rahvale 7. kuul peate teie seda pidama. Lehtmajade sees peate teie 7 päeva elama, kõik oma maja rahvas Iisraeli seas peavad lehtmajade sees elama. Et teie tuleva põlve rahvas saaks teada, et ma Iisraeli lapsed olen lasknud elada lehtmajade sees, kui ma neid Egiptuse maalt välja tõin. Mina olen Jehova teie Jumal. Nõnda rääkis Mooses Jehovase seatud pühist Iisraeli lastele. Valgus ja leib pühasmaas, vanduja ja tapanuhtlus. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, käsi Iisraeli lapsi, et nemad su kätte toovad õlipuuõli, mis selge ja tõugatud valge tarvis, et lambid võib alati süüdata põlema. 2. Moosese 27:20. Tunnistuse vaheteki ees koguduse telgi sees peab Aaron teda alati seadma õhtust hommikuni Jehova ees. See olgu igaveseks seatud viisiks teie tuleva põlve rahvale ja ta peab puhtast kullast küünla jala peale lambid seadma Jehova ees alati ja sa pead peent jahu võtma ja sest 12 kooki tegema ja 2 kannust peab iga kook olema. Ja sa pead neid panema 2 ridasse, 6 kumbagi ridasse puhast kullast laua peale Jehova ette ja sa pead kummagi rea peale panema viirukit, mis selge ja see peab olema leiva juures mälestuse ohvriks, tuleohvriks Jehovale. Iga hingamise päev peab ta teid alati seadma Jehova ette, Iisraeli laste käest võttes igaveseks seaduseks. Ja see peab Aaronile ja ta poegadele saama ja nemad peavad seda sööma pühas paigas, sest see on temale kõige püham Jehova tuleohvrite igaveseks seatud viisiks. Ja ühe Iisraeli naise poeg läks välja ja see oli ühe Egiptuse mehe poeg Iisraeli laste seas ja Iisraeli naise poeg ja üks teine Iisraeli mees riidlesid leeris ja Iisraeli naise poeg nimetas Jehova nime kurjaste üles ja vandus seda ära ja teda viidi Moosese juurde. Ja tema ema nimi oli Selomit, Tiibri tütar Tanni suguharust ja teda pandi vahi alla seni, kui neile saaks Jehova suust seletus. Ja Jehova käskis Moosese vastu ütles, vii ära vanduja leeri taha ja kõik kuulajad peavad oma käe ta pea peale panema ja kõik koguduse peab teda kividega surnuks viskama. Ja Iisraeli laste vastu pead sa rääkima ja ütlema, igaüks, kes oma Jumala ära vannub, see peab oma pattu kandma ja kes Jehova nime kurjast ja üles nimetab, see peab armutusurma pandama. Kõik koguduse pead teda kividega surnuks viskama, olgu võõras ehk oma maa inimene. Kui ta nimi kurjast üles nimetab, siis peab ta surma saama. 2. Mooses 27. Ja kui keegi ühegi inimese hinge maha lööb, siis peab teda armuta surma pandama. 2. Moosese 21:12. 4. Moosese 35:31. Ja kes lojuse hinge maha lööb, see peab seda ära tasuma hing hinge vastu. Ja kui keegi oma ligemise viga teeb nõnda,
kui ta on teinud sedaviisi, peab temale tehtama. 2. Moosese 21-23, 5. Moosese 19-21, murdmise vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, nõnda kui ta ühe inimesele viga teinud, nõnda peab temale tehtama. Ja kes loojuse maha lööb, see peab seda ära tasuma, ja kes inimese maha lööb, see peab surma saama. Üks õigus peab teile olema, võõrale peab see olema nõnda kui oma maa inimestele, sest mina olen Jehova, teie Jumal. Ja Mooses rääkis seda Iisraeli laste vastu ja nemad viisid äravanduja leeri taha ja viskasid teda kividega surnuks ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, kui Jehova Moosest oli käskinud. Nii. See oli iseenesest pikk osa ja prohvetite Uue Testamendi osa see nädal on ka suht pikk. Siin räägib pühadest ja siin räägib uuesti ka Uues Testamendis looja üleminekust. Aga miks ta seda räägib? Hilisemates peatükkides tuleb ka sellest juttu, et need, kes on tänu siis surnu puutumisele nii-öelda mitte puhtad või vanas eesti keeles roojased, et need ei saanud osa võtta siis nagu sellest paasapühast. Need, kes toimetasid või tegid ohvritalitust ja selleks nendele inimestele, et nemad saaksid sellest osa võtta, looja tegi eraldi väikse liigutuse, et nii-öelda 6 aega hiljem, samadel päevadel, et siis need inimesed ei tegele selle ohvritalitusega või kes tollel hetkel pidid surnuid viima, olgu siis mis iganes, loomuliku surma või mitte. Et siis nende jaoks on nii-öelda teine looja ülemineku pühapäev, et tagada ka nendele see kaitse ja juurdepääs ja lubadus. Ja see nii-öelda teine looja üleminek või see teine paasapüha peaks langema sellesse nädalasse. See on nii palju, kui mina olen sellest aru saanud. Mind huvitab praegu selle naise nimi, seepärast, et siin räägib ühest vaidlusest ja siin toob spetsiaalselt välja ta nime, selle naise nime, kes surnuks mõisteti. Seepärast, et ta nii-öelda teotas loojat. Ma üritan leida praegu see 1611 King Jimmy Apocryphast selle sammuse koha üles. Seepärast, et eestikeelses tõlkes nii hästi ma seda heebreakeelset seda originaalnime ei pruugi leida. Chapter 2
2x ja 4 kriipsu. See peaks siis olema 24. Rooma 24. Ahah, nii. Ja see on siin kuskil 10-11. Ja natukene on nihkes paar värssi, aga peatüki mõte jääb suht samasse auku. See on siis 10. Ikka sama värss on. And the son of an Israelitish woman whose father was Egyptian went out among the children of Israel. And this son of the Israelitish woman and the man of Israel stored together in the camp. And Israel's woman, the son blasphemed the name of the Lord and cursed, and they brought him unto Moses. And his mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri of the tribe of Dan. Et kui võtta nüüd see järjekord. A, B, C, D, G, S, Shelomith, peaceableness, rahulikkus. Aga Shelomith ka teine tähendus on pacification ja patsifeerimine. See patsifista läheb natukene teise teemasse. Ühesõnaga Dibri. My world. Ja Dan on judging, kohtunik. Et põhimõtteliselt, et naine, kes mõnitas loojat, et tema nii-öelda nimi või vereliin läheb nagu et kohtunik mõistis maailma rahu ja see, kes teotas loojat, siis see patsifitseeriti. Ühesõnaga, seal põhimõtteliselt idee oli see, et üks pidas ennast jube tähtsaks, kuna ta on nagu otseselt sellest nii-öelda vereliini pidi, mitte siis nii-öelda konverditud või looja sekka arvatud.
ka sellest rahvahulgast, kes siis tulid koos heebrealastega Egiptusest välja looja võtmis, looja hingamises. Et see nii-öelda puhtavereline hakkas lõugama ja plõksima selle teise kallal ja hakkas loojat mõnitama või ülbitsema ja kiruma, et vaidluse käigus. Ja siis looja mõistis tema üle kohut. Jõuame nüüd natukene sellesse kalendrisse. Seepärast, siin rääkis, et preestrid peavad olema pühad, peavad olema puhtad, kellega preester võib abielluda, kellega ei või abielluda. Ja siis öeldakse, et võetakse see nii-öelda see kirik. Uues testamendis räägib ka, et Kristus siis suri oma kiriku eest. Vaata, see on vale tõlge, seepärast, et see on sihilikult, on see tõlge mööda pandud. Kui sa lähed vanasse heebra keelde, vanasse kreeka keelde, siis seal ei ütle church, see, millega paljud hakkavad kaklema ja vaidlema. Sellist sõna kui kirik ei ole tegelikult piiblis üldse olemaski. See on ekliisia, see on nagu remnant või nagu välja valitud see viimane, see kaapekakukesed, kes on siis puhtas siiras usus ja õigluses siis looja hingamises. Et nagu, see, mida meie peame täna kirikuks ja need on kaks täiesti ise asja. Aga miks ma seda kirikut ütlesin? Preestrid. Et katolikus kirikus ju preester ei tohi olla abielus ja selleks, et saada sinna kõrgele positsioonile, sa ei tohi olla abielus ja siis nad on pannud need igasugused need munga ja nunna tõotused ja asjad peale. Nagu surunud selle hierarhiliselt, struktuuriliselt peale, mis on, ütleme niimoodi, et tekstidesse asjadesse valesti sisse lugemine, arusaamine, et ühest küljest need, kes on siis, kes on nii-öelda, kelle suhted on karile läinud, kelle siis nii-öelda mehe-naise vaheline püha liit on rikutud ja lõhutud. Selle asemel, et rikkuda veel edaspidi, need inimesed on võtnud siis selle passi, siis nii-öelda selle vande. Aga see ei ole nagu niimoodi nõutud, kui on seda teinud kirikuline hierarhia. Ja preestrid siin ütleb ka, et et preester ei tohi abielluda prostituudiga või lahutatud naisega või naisega, kellel on juba lapsed. Mis iganes on ju. Et ja preester peab ja nii-öelda nagu võõramaalasega või kellega iganes on ju. Või mõne vigasega. Siin ütleb ka, et kellel on rohkem jäsemeid või vähem, et nagu ma saan aru, et mõni on nagu amputii on ju, aga et kas mõnel oli siis saba või kolmas käsi või sarved või, et neid hübriide ju oli ka tollel ajal veel. Aga et preester võib abielluda ainult neitsiga, kes on siis nii-öelda tema rahva seast või tema siis nagu nii-öelda hõimkonnast. Ja hilisemad tegelikult raamatud ütlevad ka, et selleks, et sa üldse saaksid olla preester või nii-öelda koguduse autoriteet või eestvidaja, ennem kui sa saad kuskil kogukonnas liidripositsioonil olla, sa pead olema ise oma maja peremees, sul peab olema kaasa ja omal lapsed. Seepärast, et läbi kogu selle aja preestrid pärandavad oma mantli üle oma lastele
ja siis kuidas saab olla katolikus kirikus nõue, et preestril ei tohi olla naist. Aga sohilaps on ju teotus. Katoliku kiriku oma institutsiooniline hierarhia on vastuolus kõigega, mida piibel õpetab, alustades nendest igasugustest ikoonidest ja igasugustest nendest muudest asjadest, lõpetades siis rituaalide ja kõige muudega. See selleks. Mitte, et ortodoksi kirik ka nii püha oleks, või puhas oleks, aga seal on palju rohkem juure lähedasem kui nii-öelda see katolik kirik. See selleks. Paavsti teemasse ma ei taha täna üldse sisse minna, seepärast see on nii vastuoluline, et seda ei taha siia õpetuse nädalas isegi mitte kuidagi. Isegi lauset ei saa lõpetada. Ühesõnaga, kalendri juurde tagasi. Siin ütleb, et 23. räägib siis loojapühadest. Mis on siis loojapühad? Mida tähistada? Kuidas tähistada? Noh, me oleme siis lugemisega me oleme siis kalendri järgi, oleme siis lugemises 31. nädala õpetused, 16. kuupäev, teise kuu 16. kuupäev, ehk siis teise kuu 3. laupäev, vahetult peale, mis ta siis on, uuskuud või? Natukene peale uut kuud. Ühesõnaga, kui seda sektsiooni siin kalendril vaadata. Aga, et me oleme selles lugemises, oleme 16. Me oleme siis 1, 2, 3, me oleme 4. nädalas, see 7. nädala lugemist. Seepärast siin ütleb ka, et need on nagu loojapühad, mitte juutide pühad. Need on loojapühad. Noh, heebrelased olid siis nii-öelda selle pühade kaitsjad. Aga siin on ka, et need on Jehova pühad, Jehova seatud pühad, mis teie peate kuulutama koguduse pühiks. Need on minu seatud pühad, mitte juutide pühad, vaid loojapühad. 6 päeva tööd, 7. päeval puhkad. Ükskõik mis teine kalendrisüsteem, mida sa kasutad, mis rikub 7 päeva reeglit, kuukalender, juudi kalender, asteekide kalender, mis iganes kalender, see on vale. Seepärast, et nad rikuvad 7 päeva reeglit. Kui sa hakkad sealt täiskuust lugema, et sul on esimene kuu on see, see esimene nähtav osa kuust või mis iganes. Ja siis hakkad sealt lugema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on ju, et 8. päev on esimene puhkepäev ja siis loed edasi ja järgmine puhkepäev ja järgmine puhkepäev ja järgmine puhkepäev. Ja siis, et siis on 1, 2, 3 päeva näiteks mõnel kuul, on ju. Et kui 28. on viimane nii-öelda puhkepäev, siis 29, 30, mis sa teed nende 2-3 päevaga ja siis see uus kuu rajamine, see on ise juba päev, mis ei ole väljas. Et sul on juba kohati 8, kohati 9 päeva järjest, ennem kui on uus puhkepäev. Et juba see süsteem, see kuukalender juba on üdini eoses vale. Seepärast see rikub 7 päeva reeglit. Ja siis puhkepäev kogu aeg liigub kuukalendris igal nädalal või mitte igal nädalal, igal kuul erinevale päevale. Et lihtsalt sellega ei tasu isegi närvi ajada. Aga 6 päeva tööd, 7. päeval on puhkus. Nii. Ja siin ütleb ka, et 14. esimese kuupäeval on see looja üleminek. See on see paasapäev. Nii. Ja siis ta ütleb, et 15. 7 päeva on see kerkimata leivade püha. Nii.
aga ta ütleb ka, et nüüd see laupäev, et see laupäev siis, et see laupäev, päev peale seda laupäeva, kui on need nii-öelda need pühad läbi, on ju, et teed need pühad ära ja päev peale seda, see laupäev on see, kus ta siin on, loeme nüüd uuesti, et selle kuu 15. selle kuu hapnemata leibade püha Jehovale 7 päeva peate seda tegema ja esimesel päeval peab teile koguduse püha olema, et noh, esimesel ja viimasel päeval on see suur nagu kogunemine nii-öelda, et ja siis 10. selles nii-öelda värsis räägib, et räägi lastele, et kui teie lähete maale, mis ma olen teile siis andnud, et kui te lõikust lõikate, siis omast uudsest esimesest viljast võtad ühe vihu. Et noh, ennem kui see viljakoristus pihta hakkab, seepärast, et kui sul on see kevadised pühad on läbi, siis hakkab ju talivilja nii-öelda koristus või noh, saaduste koristus kogu see 7 nädalat, mis siin vahepeal on, kuni selle pühadeini, selle 3. kuu selle pühani. Et see on ju kevadine hull tööaeg. Ja siis ongi, et kui sa oled selle ära olnud, et noh, see pühad oled ära ja siis see laupäev on ju, et ütleb ka, et räägi Iisraeli laste vastu, kui sa ütled neile, kui teie sinna maale saate, mis mina teile annan ja temast lõikust lõikate, siis peate omast uudsest esimesest viljast ühe vihu preestri kätte andma. Noh, ainult ühe selle vihu. Ja ta peab seda vihku Jehova ees kõigutama, et teie armsaks saate Jehova meelest teisel päeval pärast hingamise päeva peab preester seda kõigutama. Et noh, pühapäeval nii-öelda, hingamise päev on laupäev, säbet, subota, šabat on laupäev. Jaapani keeles on toyobi. Et pühapäevast, noh, olgu. Aga nüüd on see, et kui ta ütleb 50 päeva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et põhimõtteliselt on ju see, et kuna see nii-öelda see esmaviljad nagu nii-öelda kattuvad natukene, siis tegelikult ta juba räägib sellest päevast need esmaviljad. Et kui 14 oli paasapäev, noh, siin ongi see arusaamine kontekstil, et kuidas inimestel on probleeme, et kas on see 7 päeva on ära ja võetakse siis esimene laupäev, aga siis see läheb liiga palju nihkesse. Aga kui sa võtad nüüd nagu loogiliselt jätkuna, et on see paasapäev, paasanädal, et siis laupäev, et siis pühapäeval, seepärast, et Kristus ju tõusis esmaste viljadega. Et need päevad, mis nagu nii-öelda kattuvad, et selle lõppu, et see läheb see pühad lõppu. Et vaatame, kõigutama ja sel päeval, kui teie vihku kõigutate, peate teie valmistama ühe selge terveaastase oinetalla põletamise ohvriks ja roaohvriks 2 peentkannu jahu õliga segatud tuleohvriks Jehovale magusaks haisuks ja roaohvriks, viinaohvriks korterit. Noh, teie ei pea ka mitte sööma leiba ega kuivatatud vilja ega toorest vilja. Noh, tegelikult originaalis, selles heebreakeelses tekstis, ta ei räägi leivast, ta räägib nagu maisist, nagu röstitud mais ja noh, heebrea keeles on hoopis teine sõna, et see ei ole leib, aga noh, meil tollel ajal nagu ei olnud nagu võrdlust sellele spetsiifilist sõna nagu, noh, meil oli, mis on tehtud, leib on leib, noh, olgu ta rukis, nisu, jahu, mais, noh, vahet ei ole, noh, leib on leib, aga heebrea keeles on
erinev sõna on siis leivale, erinev sõna on matsa või see siis nagu juuretised selle ühesõnaga selle levend või selle kerkimata ehk siis pärmita leib. Läheb omal ka juba sassi, üritan seda ingliskeelset eestikeelsesse endale teistele selgesti arusaadavaks teha. Ühesõnaga, et leival ja leival on vahe ja siin tõlkes kahjuks läheb väga palju kaduma. Sellepärast ongi vaja nagu algupärast teksti ka võimalus nagu vaadata ja kõrvutada. Et teie peate lugema enesele teisest päevast, sellest päevast peale hingamispäeva, sest päevast, kui teie kõigutamisohvrit vihtu olete toonud 7 täit hingamispäeva. 7 teise päevani pärast 7 hingamise päeva peate teie lugema 50 päeva ja siis peate teie roaohvri hooldama. Vaata, see on see 3. kuu nüüd see nii-öelda see Pentikost, millest siin räägitakse. Pentikost ongi 50 päeva. Et kui sa nüüd võtad, et kui 14 oli ristimine ja isegi esimeses Uue Testamendi esimeses evangeeliumis ütleb, et kui Mary ja need tulid sinna laupäeval laupäeva õhtul enne pühapäeva hommikut tulid Kristuse sinna haua juurde ja nad nägid, kivi oli ära veerenud sealt ja ingel tuli sealt välja ja ütles, et keda te otsite, et mees, kes siin lebas, et teda ei ole enam, ta on juba tõusnud. Et juba laupäevaks oli ta läinud. Vaata, siin ongi see probleem, et kuidas sa saad 3 ööpäeva reede pärastlõunast pühapäeva hommikuni. See on lihtsalt füüsiliselt, see ei ole võimalik. Aga kui et Kristus ristiti, löödi risti 14. siis ongi teisipäeva lõuna, kolmapäeva lõuna on esimene päev, neljapäeva lõuna on teine päev, reede lõuna on nagu nii-öelda 3. päev. Aga kui sa võtad nüüd, et kui ta ristiti 15. kolmapäeval, et siis neljapäeva lõuna, reede lõuna ja laupäeva lõuna, et laupäeva õhtuks ta oli juba igal juhul läinud, rääkimata pühapäevast. Et siis ongi see, et kui sa võtad nüüd sellest laupäevast, et järgmisest päevast hakkad lugema siis seda 50 päeva, et siis 18. oli laupäev, siis 19. on siis nii-öelda see esimene päev, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teise kuu esimene päev on laupäev, see on esimene laupäev nii-öelda, see on 1, on ju, nii, see on 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, täna on 28. päev sellest. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nüüd see 28. päev on see 40. See on see neljapäev, teise kuu viimane nädal, neljapäev on ju. See on 40. Nii. Ja nüüd, Uues Testamendis räägib ka sellest, et jüngrid olid kohal, et lugege nagu oomereid, et lugege, milles see Pentikost on, nagu õiged pühad on, seepärast, et tollene preestri võim ja need aadlikud, kuna nad olid vale kalendri järgi, nad olid ebaseaduslik preestriklass juba, Mäkkabeese raamat räägib sellest, et nad isegi ei teadnud õigeid aegu. Peeti pühas erinevatel aegadel, seal näitab ka, et erinevad sektid pidasid erineval ajal, seepärast, et kes jälgisid õiget kalendrit, kes ei jälginud. Nii, ja nüüd 28. päev on siis 40. päev ja nüüd sellest loed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 50. päev on pühapäev.
see on see Omer, noh, et Omer on nagu kümnendik Efatist, ehk siis üks Omer on nagu üks kümnendik, et see on nagu, noh, arvutussüsteem nagu Anumale. Pentikost on siis nii-öelda kosmoloogilise 3. kuu teise nädala siis see esimene pühapäev. Ja see on ka, et kuna kõik pühad on, noh, et loe see 50 päeva on ju, kõigutamise ohvrist vihu toote hingamise päev, 7 päeva pärast 7. hingamise päeva peate teie 50 päeva ja siis teie uue roaohvri, teie peate oma elamistest 2 kõigutamise ohvrit leiba tooma. Need peavad 2 kannust peenest jahust ja vaata, nüüd on hapnenud, peab neid tehtama. See on uudne esimese vili Jehovale, et see püha, mis siin toimub, see on juba kerkinud või noh, selle pärmiga leivad. See on juba teine püha ja pühad on nagu nii-öelda üldjoontes 7 päeva, et mitte ainult 1 päev on see püha. Üldjoontes on see nädalane tsükkel, on see püha. Ja siis ta ütleb ka hiljem, et sügisel 7. kuu esimene päev on see trumpetite puhumise päev. Või noh, kuningate kroonimise päev on ju, nii-öelda. Ja 10. päev on see, noh, 9. õhtust 10. õhtuni on see padukaetsuspäev või see Day of Atonement või noh, see mõtled elu üle järgi ja korrigeerid. Nii-öelda see on nagu paastupäev. Et noh, nii-öelda järele mõtlemiseks, nii-öelda, noh, meditatsioon on nagu vale sõna selle jaoks. Meditatsioonil on väga palju neid igasuguseid muid, noh, filosoofiaid ja asju juures, mis on nagu risti vastuolus kõige muuga, mida nagu looja õpetab, aga noh, ma ei oska nagu paremat sõna selleks leida. Noh, contemplation, meditation, need on 2 eraldi sõna nagu inglise keeles on ju, aga noh, et sa mõtled pead meeles, noh, kõike seda, mis on nagu, mis on vajalik ja mis on tähtis. Ja siis on jah, et 7. kuu 15. aga see on 8 päeva, on see siis nii-öelda see püha, kus nad on lehtmajad, ehk siis nagu, noh, nad võtsid palmilehti ja asju, et nagu see 40 aastat, mis nad seal kõrbes olid, nad elasid ju ajutistes nendes nii-öelda noh, putkades, Feast of Booths või Feast of Tabernacles või noh, et nagu telkides elamine põhimõtteliselt, et see ongi see sügisesed pühad. Et see 8 päeva, et mitte sa ei ela majas, vaid ongi, sul on aasta lõpu viljakoristuse, et siin ütleb ka, et peale seda, kui sul on vili koristatud, et 15. kuupäevaks olgu vili koristatud, olgu sul saak tehtud, et kui sul on õigeaegselt istutatud, kui sa seda GMO-d ei kasuta, kui sa elad loodusrütmis, sul on saagid koristatud, kõik tööd on nagu õhtal, noh, see septembri see nii-öelda see lõpp, vaata, siis kui ju meil tavaliselt vana aja järgi, vanade kalendrid ja isegi need nii-öelda need maakalendrid ja need, et lapsed läksid kooli peale seda, kui olid suvised tööd olid tehtud, et need, kes tahtsid nagu haridust omada või keda saadeti haridust omandama, et see toimus peale sügist koristuspüha, mitte 1. septembril. Vanasti, noh, 1. september on kuskilt moelt nagu kuidagi natukene aretatud ja peale sunnitud toodi varasemaks, aga tegelikult on see, noh, kosmoloogiline kuu on circa pool kuud nihkes meie Gregoriani kalendrist. Ja siis ongi, et 15. päevaks on saagid asjad on koristatud, sul on need pühad, sul on see nädal aega, saad sa aru, sul on kohustus sügisel pidu panna ja nautida kõige paremat, mis sa oled selle aasta jooksul saavutanud, saad sa aru, siuke karistus inimestele, et
sul on kästud olla õnnelik ja rõõmustada kõige selle üle, millega looja on sind õnnistanud. Et nagu täitsa hullu maja. Ja siis ongi, et elad telkides või oled oma seal aagis suvilas või lihtsalt, et tuletad meelde või pead meeles seda aega, kui oli see aeg ja ärge üldse unistagegi, et see teine eksodus või see teine väljaränne tulemata jääb. Seepärast kõik viitab sellele, kõik see tekst, kogu see kogumik viitab sellele, et ütlevad ka veel Uues Testamendis, et see väljaränne, mis tuleb lõpuaegadel, see saab olema nii võimas, et keegi isegi ei mäleta seda, mis toimus Moosese ajal. Ja siin Uues Testamendis räägib ka, et kas see oli äkki Markuse evangeeliumis, räägib 10 sellest nii-öelda neitsist, et pulmalised tulid, aga et pulmaline, see peigmees jäi hiljaks tulemisega ja 10 siis nagu seda nii-öelda neitsid või mõrsi on nagu nii imelik sõna. Ühesõnaga 10 neitsid või 10 neidu, kellel olid siis need õlilambid, kes pidid valvama ja siis, et kui peigmees tuleb, et lampidega, see oli siuke vana nagu pulma traditsioon, et võeti 10 noort neidu, kes läksid siis sinna pulma söögilauda. Ja aga kuna peigmees jäi hiljaks tulemisega ja neukesed väsisid ära ja jäid magama, aga 5 tükki olid usinad, olid ennast ette valmistanud ja 5 tükki olid lihtsalt, et võtsid oma lambid, aga teised 5 võtsid lisaõli kaasa. Ja siis, kui nad ärkasid, kui nad kuulsid, et peigmees tuleb, siis, et need 5, kes ettevalmistust ei teinud, need ütlesid teistelt, andke meile ka natukene õli, et me saaksime ka minna peigmeest tervitama. Need, kellel olid õlid kaasas, ütlesid, et aga meil on õli nii palju, et me saaksime ise endid. Et kui me teile anname, siis ei jää meil kellegile lampidesse tulukest õli. Minge ostke, minge turule, ostke turult seda õli. Ja need, kes läksid turult ostma, need jäid hiljaks. Need jäid lihtsalt hiljaks. Nendel, kellel olid lambikesed, õlikesed olemas. Need said peigmehega sinna pidu söömalauda. Need said tuppa sisse. Ja need, kes pärast turult tulid oma lambikestega, et pererahvas, laske meid sisse. Peremees ütles, et keskmine sõrm teile. Miks te ei olnud valvsad? Miks te ei hoolitsenud sellest? Te ju teadsite, et ma tulen. Aga mida teie tegite? Ja selle võrdluse võib täna tuua kirikule. Miks te ei hoolitse rahva eest? Miks te teete seda lollust? Miks te surute neid idiootseid asju peale? Miks te hävitate perekonda? Miks te pilastate abielu? Miks te rüvetate maad ja lapsi? Jah, ütlevad, et keegi ei tea, milles looja tagasi tuleb. Need ei tea, milles looja tagasi tuleb, kes ei ole selleks valmistunud. Need, kes on, need ju teavad. Ja selle nimel me seda kõike teemegi, et teavitada teisi, sest meil on see teadmine, meil on see kohustus. Seepärast, kui me teame ja ei ütle, on see meie süü. Kui me ei tea, okei, saame samamoodi malakat, aga mitte nii palju, kui need, kes sihilikult eiravad seda oma kohustust. Nii on teine nagu nii-öelda illustratsioon, et peremees läks ära ja
suured varad ja jättis sulastele, töömeestele hoolitseda. Ühed ootasid, peremees ei tulnud õigeaegselt, jäid natukene jänarusse, ei olnud valmis peremeest vastu võtma, aga teised muutusid ülbeks, hakkasid ise peremehe varasi kasutama, toite, jooke jooma, teisi abilisi väärkohtlema, peksma. See on ju ehtne sümboolne näide meie valitsusest, meie Riigikogust, meie koalitsioonist. Nad varastavad ja valetavad ja varastavad ja peksavad ja kiusavad oma inimesi ja siis ülistavad neid kuradi rotte ja neid muidusööjaid, kellel ei ole mingit õigust meie tööle ja vaevale, meie panustatud energiale. Ja muidugi, enamust raha pistetakse sealt oma tasku. Aga oligi, et kui peremees tuli tagasi ja nägi seda, et need, kes kuritarvitasid peremehe heausku, peremehe vara, need said korralikult kitaka peale. Ja need, kes lihtsalt olid nagu magama jäänud, kes olid unne suikunud, need said natukene malakat, aga said ka malakat selle eest, et nad ei olnud valvsad. Aga need, kes ootasid peremeest, need said pika pai. Kas sa tahad saada palju malakat, tahad saada vähe malakat või tahad pai saada? See on su oma vaba tahte valik, mitte keegi ei sunni sind selleks. Seepärast, et see kõik, mida me siin loeme, see on õpetuseks tulevastele generatsioonidele, järgmistele põlvedele. See ei ole ainult mingi muinasjutt või mingi ulme või mingi moraalide või eetikate või kuritöö ja karistuse kogumik. See, mis siin kirjas on, see valmistab sind ette kogu sinu eluks. Miks meil ei õpetata seda maast madalast? Miks on piibel sihilikult koolist välja võetud? Miks on kirik tehtud selliseks, nagu ta on? Et inimesed ei õpiks seda. Paljud inimesed, kes on olnud väga halval teel, ükskõik, kuidas nad oma rajaga ummikusse jõuavad. Paljud hakkavad alles teises elupooles, olgu nad siis vanglas või olgu nad siis kuskil paadi all või võtavad siis esimest korda piibli kätte, kui nad on viimases hädas, kui neil tõesti enam ükski muu õlekõrs ei toimi. Ja kui nad siis loevad seda, mis nad on siit leidnud, ja siis nad saavad aru, neile on terve elu valetatud kõigi poolt, vanemate poolt, valitsuse poolt, rahva poolt, juhtide poolt, sõprade poolt, õpetajate poolt, kõigi poolt, kiriku poolt eelkõige. Ja siis te imestate, miks need inimesed on teiste arvates kurjad ja pahurad ja tigedad. Olla kuri kurjuse pärast on midagi muud, kui olla õiglaselt pahur sellepärast, et sind on väärkoheldud, sulle on valetatud ja sa nõuad sellele siis õiglast kompensatsiooni. Need on kaks eri asja. Olgu. Meeldivat puhkepäeva, meeldivat hingamispäeva. Ütleme, see rahvusvaheline seltskond, kellega me neid õpetustsükleid ja asju läbi teeme ingliskeelses kogukonnas, keskkonnas. Me kasutame küll seda heebrakeelset väljendit Shabbat Shalom, et me soovime teile rahu või Shabbat on nagu hingamispäev, et
rahu olgu teil puhkepäeval või rahu langegu teie õlgadele puhkepäeval. Seda võiks nagu kõige lihtsamini või kõige loogilisemalt tõlkida. Jah, me kõik oleme valedes radades käinud, valesid ideid valinud. Kõik, ma ei ütle kõik, aga need, kes me oleme tulnud teisest kõndimisest, teisest eluteekonnast, mitte need, kes on maast madalast kirikus üles kasvatatud. Me, kes me oleme elu musta poolt näinud, tumedat poolt näinud, kõige julmemat ja kurjemat aspekti siin universumi maailma mõistes. Seda kõike on üle mõistuse palju esimese korraga vastu võtta, aga jupi haaval, igaüks omal ajal, igaüks omas võtmes, nii palju, kui ta on võimeline, mitte üle enda varju hüpata. Et siis Shabbat Shalom.